hommik, kell on 5.36 või mis ta siin on praegu. Ja me ei lähe Toompeale lippu heiskama, me läheme nagu riietusest näha, me läheme Saaremaa parimale jääre ja mis ta siis on, Saaremaa parim jääre sõitja. Kuulutatakse täna välja, muidugi niisama ei kuulutata, tuleb sõita ka. Ja siis lähme Saaremaale praegu, miks me nii vara läheme, on see, et eile jõudnud ja meil ei ole ka esimese praami jaoks piletit. Kuna see oli juba fully booked, mida ma eile siis kella 6 ajal tahtsin broneerida, aga lähme natuke varem, et äkki saame ikkagi, et tavaliselt nad ei broneeri seda paati nii täis, et keegi enam peale ei mahu. Ja siis sealt kohe Illuka laiule ja kell 9 või poole 9 hakkab juba tehniline ja 9.10 on raega saab tutvuda ja siis ega seal polegi, et meid tõsteti sinna ettepoole ka, et algul ikkagi mõtlesime, et sõidame nagu piiki sõidame niikuinii, aga sõidame nagu piikrehvidega koos. Aga nüüd mingi eile saime teada, et meid pannakse tavarehviga kokku, nii et tavarehvi lõpus siis lastakse meid pagidega piikidega peale. Ja hea on see, et saab varem koju, aga halb on see, et peab väga vara minema, nii et piimaautod polegi veel tööle hakanud, me juba sõidama. Nii, nüüd olen Virtsu sadamas, 20 minti on jäänud siis praamini. Loodame, saame peale, piletit meil ei õnnestunud osta. Piletimüüjad praegu siin arvas küll, et tegelikult et saab peale küll, et pole hullu. Aga tegelikult ei ole see võistlus üldse kaugel, sest 8 kilomeetrit üle Väina ei olekski kohal, aga riik ei suuda ju jääteid teha. Sõita, see hakkab sadama. Täna homme saab sõita, see hakkab sadama. See on nagu, seal oli kirjasti miinimum üks ring. Ma võid panna rohkem ka? Ei. Trenni ajal? Ei, kindlasti võistlusjuhendi järg. See sõidab ka tükk aega. Okei, aga see oli miinimum. No ei vahet pane. Alustate, et ei ole küll. On küll, on, sorry, ma pole jõudnud panna, ma alles tulin, panen, on olemas. Jaa, on olemas. Nii, trenniring, 6 kilti. 6 kilti saab sõita. Raja saab meelde jätta. Ja siis hakkab võistlus. Ma võtan ära, et pole see kuhu pole vaja. Allapool ka, jah? Nii, natuke seda teha, see peegel tuleb ära võtta, see on täpselt ette. Seda tuleb natuke tahapool lasta, muidu ei saa, sest mitte midagi näha. Täpselt sisse keeramiskohad jäävad ette. Aga võtame ära, nüüd pole vaja. Õnneks väga külm üle. Kannatab sõita. Eiga. Peegel on tore asi küll, aga kui see rohkem segab, kui aitab, siis tuleb ära võtta. Okei, aitab. Sellega ja kui vanafülliga sõites on vahe. Sellega on ikkagi, mulle meeldib sellega rohkem, sest eks see Tarmo vana oli ikkagi täitsa stokk ju. Aga see stokkina on ikka natuke parem. Kuulame hümni ka ära, kuulge. Sõbrad, ärge jookske veel. Täna ikkagi on tähtis päev.
Kurat, kiired kohad munesin ära, ei näinud, ilma prillita ikkagi ei näe seda. Kõik on nii valge ja kiiretes kohtades jokutasin, kurvid olid okeid. Aga varu oli kõvasti, et nüüd saab siit kiiretes kohtades saab nagu minna. Kõik need kohad, kus olid ennem need kollased ja punased märgid, need on maha sõidetud ja väga raske oli aru saada, kus see päriselt see kurv on ja kus ei ole nagu. Aga ei, mis seal ikka, teistel samasugune, et enam-vähem. Läks patsad. Lund täis ja seekord oli joogu palju isegi natukene, mõnes kohas läks, kolmes kohas läks valli tegelikult, aga hoogu oli ikkagi parem, et ma arvan, et peaks saad ka parem annab. Kohe ületama, kurat, ei tea, ma jälle vaatan, et kurgid ei olnud õigesti meeles. Mul meelde hea, liiga tikku rada on ja kolmes korras läksid täitsa niimoodi, ühes peaaegu kinnisega, aga ei ole hullu, mis seal ikka. Kuvat vaadata. Üks vend jäi ette mulle, aga no pole hulle, nii läks päev nässu, nii et selles suhtes kõige puhtum sõita, aga no enam ette polnud midagi, et 2 vooru läksid nagu läksid. Aga ega siit ka midagi ülihead ei tulnud, sest üks auto jäi ette. Jaa, tšau!